Tere, minu nimi on Anne Roosipold, olen Tartu Ülikooli Pärnu kolledžist ja minu eesmärk täna on rääkida Eesti veinidest, rääkida Eesti veini valmistamisest, mis asi üldse on Eesti vein ja samuti ka siis veiniturismist, mis tähendab veiniturismi Eesti kontekstis. Salvador Dalí on öelnud, et riigid, kus ei ole erinevat 50 juustusorti ja head veini, on omadega plindris. Täna siis uurime, kuidas on olukord Eestis. Selleks oleme tulnud puuvilja ja marja veini talusse, mitte lihtsalt veinitalusse, sest ekslikult arvatakse vahel, et Eestis tehakse veine. Vein on tegelikult tehtud siis ainult viinamarjadest ja Eesti veinid põhiliselt on tehtud siis marjadest, puuviljadest, aga natukene ka viinamarjadest. Ja minu vestluspartneriteks täna on siis Tiina Kuuler, kes on veinivilla perenaine ja siis Gregor Alaküla, kes on noor peremees siin talus ja muideks ma lugesin visitestonia.com leheküljelt, et teie veinid on jõudnud siis ka Saksamaal Michelini tärni restoranidesse, nii et selline unikaalne võimalus täna rääkida siis Eesti veinidest. Nii, aga alustame Gregor sinuga, et palun räägi, kuidas moodi üldse veini tootmine Eestis alguse sai? Hetkel on meil käimas 2020. aasta ja võib öelda, et tootmine sai alguse täpselt 100 aastat tagasi, sest et tõenäoliselt tehti veine juba keskajal, aga tootmine sai alguse siis 1920-ndatel ja esimesed veinitehaseid oli meil 2. Üks neist asus Põltsamaa, mis tegutseb tänaseni ja teine asus Tallinnas, mille nimeks oli Luscher ja Mattiisini veinitehas. Ja see asus keset Toompead, kujutate ette, keset Toompead toodi marjad, puuviljad, kõik mis siin kasvas Eestis, toodi kohale ja tehti veiniks. Ja nõukogude aeg oli see veini tootmine Eestis nagu soiku jäänud või põhiliselt toodeti selliseid magusaid veine. Aga kuidas nüüd on siis saanud hoo sisse see veini tootmine Eestis? Eesti käsitööjookide revolutsioon sai alguse kuskil 2012-2013, kui alustasid esimesed käsitööõllede tegijad ja 2014 sai Valgejõe veinivillast esimene ametlik puuvilja marjaveinide tootja. Meie alustasime siis kohe ka veiniturismiga. Nii, aga natukene veini tootmises ka, et kui sa nüüd räägiksid seda veini tootmise protsessi, et missugune see välja näeb, mis selleks vaja on üldse? Selle jaoks ma kõigepealt toon paralleeli viinamarjaveini tootmisega. Surutakse mahl välja. Punase viinamarja puhul antakse natukene aega kestakontakti. Seejärel, kui on puhas mahl, pannakse käärima, lisatakse pärmi või kes tahab, teeb loodusliku pärmiga, hakkab käärima. Käärib lõpuni ära, valmis pudelisse. Puuviljadel ja marjadel tuleb juurde selline väikene etapp, et meie peame suhkrut juurde panema. Sest muidu ei tule piisavalt kange see asi, tuleb ainult siidrikangune kuskil 5-6-7%. Kui me tahame veini, me lisame suhkrut juurde. Ja puuviljade marjade puhul on natukene rohkem maadlemist happesusega, sest eriti kõik need põhjamaised sõstrad, rabarberid kipuvad olema väga kõrge happesusega, me peame seda reguleerima. Aga kõik muu käärimised, pärmid, peatamised, selitamised, pudeldamised on täpselt seesama, mis viinamarja veiniga. Kas te ka laagerdate veine mingil määral? Loomulikult kõik veinid tahavad natukene seismist, enne kui neid kohe jooma hakata. Ja esimesed katsetused tammevaadi laagerdustega käivad samamoodi. Võib-olla absoluutselt kõikidele meie marjadele, viljadele tamme lisand üldse ei sobigi, aga tumedamaid, tummisemaid, seal ütleme kirss, aroonia, siin ka vaarikat on tamme pandud, et selliseid asju katsetatakse ka juba päris suure hurraaga. Aitäh, Gregor, sina kui sommelier, palun räägi sellest, et kuidas me neid Eesti veine võiksime kirjeldada, et väga paljud inimesed ikkagi siiamaani arvavad, et Eesti vein on magus, me oleme harjunud nende Põltsamaa veinidega, nõukogude ajal sai joodud ainult magusaid Eesti veine, et kuidas neid nagu kirjeldada, et kui palju tehakse siis
magusaid, kui palju poolmagusaid, kuivi, kas Eesti vein on pigem siis selline täidlane või pigem selline kerge, et kuidas seda Eesti veini nagu iseloomustada üldiselt? Eesti veinid võivad olla väga eriilmelised ja kindlasti on ka kõigil tootjatel oma stiil. Mõni teeb kuivemaid, mõni magusamaid. Aga üks asi, mille kindlasti saab välja tuua, on see, et veinid tihti võib-olla maitsevad natuke intensiivsemalt, aga kindlasti on nad puhta maitsega. Ja kui näiteks viinamarja veinide kirjeldamisel kasutatakse tihti erinevaid väljendeid, et näiteks aroomis on tunda maasikaid, siis reeglina üheski viinamarja veinis maasikaid sisse ei ole pandud, aga kui võtta mõni Eesti vein, siis marjavein, näiteks maasikavein ja tunnete samasugust aroomi, tunnete maasikat, siis päris kindlasti on sinna maasikat sisse pandud. Ehk siis reegel on selline, et mida aroomist tunnete, peab seal veinis olema ka sinna veini olema ka lisatud. Aga kui rääkidagi sellest kuivusest ja magususest, et kuidas sellega lood on, et paljud restoranid et just nagu tellivadki Eesti veini sellepärast, et just desertveinina, aga kas asjad on nii või ikkagi Eesti vein võib olla ka kuiv ja sobida ka väga hästi seal mingisuguse veiseliha, sealiha, lambaliha kõrvale? Siin on tootjatel mänguruumi väga palju. Veine saab samast toorainist teha absoluutselt ühest äärmusest teise. Rabarberi vein võib olla nii kuiv, aperitiivne toidukorra alustamise vein, kui võib ka rabarberi veini teha hästi magusa dessertveini. Ehk siis siin on reeglite puudumine mängib meie kasuks ja samuti see, et kuna tootjatel on vabad käed, siis on ka aastakäikude kordamine väga lihtne. Et kõik oleneb meistri maitsest, järgmise aastakäigu saab suhkru abil teha üsna sarnaseks eelmisele aastakäigule. Ja nagu ma ütlesin, võib-olla, ma arvan, et igas kategoorias on peaaegu vein olemas, et on meil olemas häid lihaveine, on meil olemas häid salati, kalaveine, kõike leiab. Aitäh, aga nüüd te olete jõudnud siis nii kaugele, et saanud oma veinid sisse Saksamaale Michelini tärni restoranidesse. Kuidas see õnnestus? Te olete vist ainukesed Eestis, kes sellega hakkama on saanud. Veinitootjatest kindlasti, mõned siidritootjad võib-olla käivad ka seda rada ja eks igal tootjal on oma prioriteedid, et mis nende jaoks oluline on. Meie tõesti meie maja stiiliks on kujunenud see, et meil on hästi puhtad maitsed, me kasutame ainult Eesti toorainet, ainult puhast toorainet, et hoida need maitsed võimalikult puhtad, nii nagu nad loodusest meile tulevad, ei püüa seda kuidagi rikkuda ja tänu nendele puhastele maitsetele võib-olla see saavutus ongi õnnestunud, sinna Michelini tärniga restorani jõudmine ja tihti küsitakse, et räägi meile oma saladus, kuidas seda imet korrata, siis tegelikult lugu on väga lihtne. Selle sommeliega meil igapäevane suhtlus käib ja seda veini seal restoranis tõepoolest pakutakse ja seda pakutakse seal aperitiivina. See on restoran, kus pakutakse vaiddegustatsiooni menüüd 10-käigulist ja meie rabarberi vahuveini pakutakse seal just toidukorra alustamiseks aperitiivina, sest et ta on kõrge happega. Kujutate ette, kui te hammustate rohelist rabarberi vart, mis tunne teil tekib? Kõik teate, et see lööb siia alla igemetesse ja selles veinis käitub see rabarber täpselt samamoodi, puhastab teie kogu maitsepaleti ära ja kõik 10 käiku võivad järgneda sellel õhtul. Ehk siis ta töötab aperitiivina ja puhtad maitsed on meie tugevus. Ja kuidas see restorani pidaja teid üles leidis? Eestlastele meeldib tihti ennast seostada sellise põhjamaise olustikuga ja kõik selline, mis puudutab Ida-Euroopat, seostab tihti sellega, et me oleme kuskil endine Venemaa ja kuskil kaugel Ida-Euroopas, kus kõik on halvasti. Aga tegelikult tuleb endale kindlaks jääda ja olla see, kes sa oled, sest et vanas veinimaailmas ollakse tihti suurtest tuntud tootjatest ja nende veinidest juba küllastumas, tüdinemas ja otsitakse alati midagi uut. Ja niimoodi juhtuski, et selle moeka ja trendika restorani sommelier otsis veine konkreetselt just Ida-Euroopast. Ja saatsime talle näidised meie rabarberi veinist, talle see meeldis ja niimoodi sinna restorani sai. Tee seda, mida sa teed, tee seda armastusega, tee seda hästi ja siis saadab sind edu.
nii, aga räägime nüüd kõikidest Eesti veinitootjatest, et need on siis jagunevad kaheks, ühed on siis hobiveinitootjad ja teised on professionaalid. Ja Tiina, et sina tead väga hästi nendest Eesti hobiveinitootjatest, kuna sa oled ise asutanud siis koduveiniklubi ja räägi palun, et mis on selle koduveiniklubi eesmärk ja kui palju on seal siis liikmeid ja kas kõik Eesti hobiveinitegijad kuuluvad sinna klubisse? No kõik tõenäoliselt ei kuulu, aga koduveiniklubi moodustasime me 2011. aastal. Sel päeval, kui ma esitlesin oma esimest koduveini aabitsat, siis kogunenud sinna üritusele arutasime teiste tegijatega ka, et küll oleks tore aeg-ajalt maitsta ka teiste tegijate veine, sest oma pere ja sõbrad maitsevad sinna veine ja ikka kiidavad, ütlevad küll on hea, aga tahaks ju ka teiste päris tegijate arvamust kuulda. Ja niimoodi on siis nüüdseks juba 9 aastat koduveini klubi koos käinud. Muidu nagu kord kuus, vahel ka natukene harvem. Ilmselt on olulisel määral üle 100 inimese, kes sealt on aja jooksul läbi käinud. Selline aktiiv on kuskil 20-25 inimest, kes alati kohal on. Ja nendega me oleme koos ära maitsnud ikkagi tuhandeid ja tuhandeid veine. Seal on ka väga see tore asi, et sa ei pea kõiki vigu ise ära tegema. Sa saad maitsta ära teiste inimeste vead ja otsustada, et okei, seda ma ei tee. Ja mis on nüüd hästi oluline, on minu jaoks see, et kõik need, kes on praeguseks Eesti professionaalsed veinitegijad, on tulnud kas läbi koduveini konkursi, mida ka tänavu toimub juba 10. kord, või läbi koduveiniklubi. Ma näen siin, et on ka koostöö nende veinivalmistajate vahel Eestis. Tavaliselt eestlane on selline kehv koostöö tegija, aga nüüd see veinitee näitab meile, et eestlased teevad koostööd ja veinitee ühendab nüüd siis professionaalsed veinitootjad ja neid on siis kuskil 16. Et Gregor, palun räägi sellest veiniteest ja selle mõttest. See koostöö on edukas sellepärast, et nagu öeldud, siis veini tegemine on selline eriala, mis saab alguse hobist ja hobi on selline asi, mida sa teed oma vabast ajast hea meelega ja kirega enamasti. Ja et inimesed on koostööaltimad, kõik veinitegijad ja kõik võtavad üksteist koostööpartneritena. Sest et nagu me enne jõudsime sinnani, et traditsioone on küll 100 aastat, aga see uus laine, modernne vein on vaevu 10 aastat vana ja nõuab veel publikule küllaltki palju tutvustamist. Ja veinitee saigi loodud selle eesmärgiga, et seda ühiste jõupingutustega teha, et igaüks ei peaks seda omaette tegema. Aga kõik tunnetavad selles nagu ühist missiooni, et me oleme selle eest kõik ühe mehena väljas ja kui keegi ütleb kuskil mõnes rahvusvahelises ajakirjas näiteks midagi head Eesti veini kohta, siis see on ju kasulik meile kõigile. Nii et sellepärast on see koostöövaim meil siis kõigis olemas ja Eesti veinitee sai loodud inspireerituna teistest veiniteedest kogu maailmas, sest et ma ise sommeliena olen küllaltki palju erinevates veinipiirkondades ringi reisinud ja meie kõikides naaberriikides samamoodi on puuvilja marjaveinitegijad ennast ühiseks veiniteeks koondanud, isegi Soomes, Lätis, Leedus, Poolas. Ja nüüd oli aeg, et meil on piisavalt palju veinitegijaid ja nüüd on meie kord. Kas me võime siis Eestis rääkida veiniturismist? Võib-olla sa seletad, et mis tähendab siis veiniturism Eesti kontekstis? Minu arvates veiniturism on see, mis veiniturismi eesmärk on tutvustada neid tootjaid, kes veini toodavad, et tuua need inimesele lähemale, sest kui inimene on käinud meil külas, näinud oma silmaga mitu kätepaari täpselt see tooraine sealt pudelist kuni riiulini läbib, saanud aru, et see tõesti on oma hinda väärt, siis selle eest ongi ta nõudlus maksma, siis see on nagu väärtuse tutvustamise eesmärk. Ja kindlasti me saame rääkida veiniturismist, Bordeaux võib oodata ja Lõuna-Eesti ootab sind. Ja kuidas see asi praktiliselt välja näeb? Oleta, et mina olen see veiniturist, siseturist, kes tahab nüüd tutvuda siis Eesti veinidega, et mis ma nüüd kõigepealt tegema pean? Veinitee.
esiteks meil on oma koduleht veinitee.com, kus meil on koondatud kõigi tootjate info, loomulikult Facebook, Instagram ja kõik muud kanalid, kust meid leida võib, aga Veinitee idee on väga lihtne. Kõik teevad oma asja, aga me oleme koondunud ühele kaardile. Ja soove on nii palju erinevaid, me hakanud kellelegi midagi kokku panema, ühtegi tuuri me ei korralda, vaid et kogu Veinitee idee ongi see, et kes tahab, saab selle marsruudi endale ise oma soovi järgi kokku panna. Nii et meid on seal kaardi peal 16 ja kõigiga eraldi kokku leppides on võimalik neile kõigile külla minna. Ja kas iga siis see veinitalu pakub ka mingisuguseid lisateenuseid, et näiteks teie teete siin väga huvitavaid virtuaalveini degusteerimisi ja veini orienteerumist, aga kuidas teiste turismitaludega on, et kas igaühel on oma nii-öelda toode välja töötatud? Kõigil on oma. Siin on kujutlusvõime on ainult piiriks. Kellel on erinevad tingimused. Meil on 2 veinitalu, kuhu saab saabuda kanuuga. Üks neist oleme meie. Me korraldame siin veel veinivanni, virtuaaldegustatsiooni, veini orienteerumist. Et kõike, mida veiniga seoses annab välja mõelda, aga loomulikult üks, mida kindlasti kõigi juures teha saab, on maitsta imehäid naturaalsest toorainest, Eesti veine ja enamasti ka siis süüa. Nii, me olemegi jõudnud juba lõpusirgele ja juba tegelikult rääkisime ka nendest huvitavatest lisateenustest, siis, mida te pakute. Ja täna õhtul ongi tulemas siis virtuaalne veinidegustatsioon, et võib-olla ka kommenteerite paari sõnaga, et mida see endast kujutab, et see on selline täiesti uudne asi Eestis. Praegu on 2020. aasta, kevad, aprill ja tänase seisuga keegi õues käia ei tohi, rahva kogunemist on keelatud ja kogu Eesti turism on saanud suure põntsu. Ja mida siis teha? Nagu ma ütlesin, Veinitee sai inspiratsiooni välismaalt, mis teised teevad ja nii ka meie vaatasime, et suured ajaloolised veiniriigid nii Kesk-Euroopas kui Ameerikas on alustanud virtuaaldegusteerimiste tegemisega. Ja sisuliselt tähendab see siis seda, et vein ja saadetised ja kullerid ikka liiguvad, ehk siis vein saadetakse kliendile kulleriga koju, kontaktivabalt loomulikult, ja siis konkreetsel õhtul, näiteks täna, Zoomi keskkonna abil teeme väikese degusteerimise, kus siis ma räägin meie veinidest, tutvustan neid, räägin nende veinide sünniloost, erinevaid lugusid meie veinitalust ja püüame koos lõbusalt aega veeta, ehk siis põhimõtteliselt pakume sama teenust, nagu tuleksite meile külla, aga lihtsalt on palju mugavam, saate olla kodus stressides ja saate jääda oma voodisse magama. Mida mina täna õppisin? Õppisin seda, et Eesti ei ole plindris. Et Eestis tehakse häid veine, on palju toredaid veinitootjaid ja seda, et tõesti Eestis on võimalik veiniturism. Ehk siis käi ennem ära Nuustakul, enne kui läheb Pariisi. Ja sama siis, et käi ennem ära läbi Veinitee, siis alles võiks minna juba Bordeaux'sse või siis mujale veinipiirkonda. Ja õppisin ka seda, et tegelikult turismiettevõtja peab olema loov, peab olema innovaatiline, peab olema paindlik ja kui ta kõike seda on, siis tegelikult võib ta olla edukas igal ajahetkel ja igas olukorras.